Ühesõnaga oleme jõudnud Pärnusse, nagu näha kõigile teada-tuntud jõele, Kaatri kodu külaliskail. Täna siis võõrustab tema meid. Mis ta siis pakub? Rendis on meil, seal on 3 paati, 2 tavapaati, kes harrastuspüügiks täiesti sobilikku. 1 lõbusõidupaat, mis hetkel sisuliselt välja läheb, sobib ka kindlasti väga hästi kalastuse reisideks. Ja siis on geopaat, kui tulete suurema seltskonnaga, siis saate seal kindlasti mõnusat püügireisi korraldada. Paadirenti, kalastuse reisi ja kõike muud ja paremat. Selle kohta täpsemat infot saab kindlasti Kaatri kodu Facebooki lehelt. Aga pikk jutt, käed sügelevad, spinningut loopima, nii et läheme püügile. Me olemegi kohe püügipaigas, nii et valmistu! See on ju täitsa kobe. No, võib olla isegi, et äkki mõõdus. No, kui siis nippa-nappa, paneme ta kohe mõõdulindi peale. See on vist enam-vähem sama või? Vaatame. See on siis Westini see, kurat, oda. Nimi läks meelest. Shattees Hollow. See Hollow toimis ka möödunud aasta jaanuarikuus. Siis kui möödunud aasta tegi käes. Nii, kuna hetkel tundub, et dropshot rakendus on siis see püügiviis, millele koha reageerib. Me küll alustasime püüki niimoodi, et mina alustasin dropshotiga, Joonatan püüdis klassikalise põhjatšigiga, lihtsalt et saada teada kiiremini, mis kalale sobib. Ja hetkel oleme jõudnud järeldusele, et dropshot püügiviis on see, mis on toimiv. Seame siis kiiresti Joonatanile samuti dropshot rakenduse valmis. Selleks on siis vaja dropshot konksu, 0,40 fluoro, mina sean 0,40 peale, seotakse ka peenemate fluorode peale, aga mulle isiklikult 0,4 meeldib paremini. Ja dropshot tina, et see on 20 grammi, Joonatanile lihtsalt paneme raskema raskuselt, tunnetab paremini ja on lihtsam aru saada, millal see asi põhjas on. Siin on nüüd see oluline asi on see, et kuidas te algselt selle konksus ja liini peale asetate. Et kui teda asetate niipidi ja hakkate pärast seda sõlme tegema, siis see konksu teravik jääb teil allapoole vaatama. Nii et fluoro vasakus käes, konksu teravik vaatab samuti vasakule poole. Panete teda siis pealt läbi. Siis nüüd see osa on see, mis jääb teil konksu teravikust ülespoole vaatama, ehk siis mille te kinnitate pealiini külge. Sellele jätke süke, ma ei tea, 20 centimeetrini lühk. Seda saab pärast lõigata, ise vaatate. Nüüd tekitate, konks on siin fluoro peal, tekitate sükse pauna, ülilihtne. Konksu teravik hakkab üles vaatama. Ja siit paunast panete selle jätkujuki, mis peale te pärast pealiini seote. Seda hakkate siit panema 5 korda läbi. 1, 2, 3, 4, 5. Jääb teil selline asi. Ja nüüd on see, et võtate selle konksu teraviku, nüüd on see oluline koht, konksu teraviku ja ajate ta siit enam-vähem keskosast, kus te need tiirud siia peale tegite, läbi, üritame siit läbi saada. Vot nii. Nüüd on need keerukohad on teil siin konksu jala peal. Nüüd on, asi peaks olema niimoodi. On hästi näha? Jah. Ja nüüd
vana head tatt. Seda sõlme ei tohi tõmmata siit konksu sääre pealt üle. Selle sõlme te tõmbate siia selle sama jala peale kinni. Vot niimoodi. Võib-olla võta korra lähedamalt. On näha mitte üle pauna, vaid pauna taha. Ja kõik. Ülimalt lihtne, kiire. Seda, kuidas selle pealiini külge siduda, seda me juba näitasime. Ja siis ei ole siin rohkem midagi, et lõikategi siukse meeter natuke peale jupi. Ja siis siia külge läheb dropshoti tina. Dropshoti tinad on alati siukse lõksuga, kuhu vahele te saate tina kinni tõmmata. Selle eeliseks on see, et te saate kõrgust kogu aeg muuta. Kui te võtate need tavalised, mis on pöörlaga, te peate sõlme peale tegema, siis kaob dropshoti põhimõte ära. Dropshoti põhimõte on see, et te saate alati kiirelt ja lihtsalt kõrgust muuta. Nii et siit läbi. Hetkel on siuke meetrine jupp nagu hästi toiminud. Tõmbate ta siia vahele kinni ja mis mina teen lihtsalt, et aeg-ajalt need klõpsud annavad järgi. Teen lihtsalt tavalise siukse sõlme peale. Selle saab pärast hõlpsasti lahti lükata, muudate kõrgust, teete uuesti sõlme peale. Dropshoti rakendus valmis. Siia külge. Tõesti hetkel toiminud Hollow D's ja dropshoti silikonid rakendatakse alati ainult siit niimoodi ninast läbi pannes. Siis see mäng jääb hästi loomulik ja nii on. Joonatan, mis teed? Mis teed? Midagi tuleb tuju üleval hoida. Naabrimees tõmbab siin iga viskega kala välja, aga mina istun ikka. Võtsid siis lauluviisi üles, ma saan aru. Ja kelle repertuaarist? Seda ma ei tea, kes suu autor on viimne liik. Kai peal tutvusime, siis ma suurest alast laindis ja kala sellest Minni ja Jang on uued tooted. Võib-olla saate ka midagi. Mis on tööd dropshotiga? Mingid kauged Lõuna-Eesti mehed. Oi, kui paha. Mis sa haagid? Mingid punamüntsikesed istuvad siin paadis kolmekesi. Kurdi riietes peame õiged laimid otsa panema muidu. Õnneks on teie poest osteti. Aga räägi Veiko, õhtul oled TikTokis. Veiko, sa oled õhtul TikTokis. Me võime teile näidata muidugi, mis rikkadega Ossaraks V10. Kade, läheme. Ühel meil on, ta ei ole palka saanud, tal on keegi. Ma arvan, et me peame lahkuma, sest meil ei ole nii ägedat kriigiriista. See töötab vales kirjas. Mis vale? Sul on see Kristiin ju seal üle peal, üks ja sama laint on küll vale. See on mul mingi vana laint on ja head lainid see kõik just otsa. Sulle peaks on mina. Mina pakun, et ahven. On ahven. Ei saa teile rõõmu tekitada isegi mitte alamoidulise kohaga seal allpool jah. Tegime võitmine. Haakisid tühja jah? Ma ei haabi kunagi tühja.
oota, kas see on nüüd see... tahad ka teha, poisid see mees teeb. Tallinnas on kalaga. Tallinnas on kalaga, kus ta kott on? Võib, viska lihtsalt purks. Pane tasku. No, paneme tasku. Okei. Väga hea, vaat see läheb siia samasse küljetaskusse. Väga halb. Lähme juba koju ära, kala ei võta. Kala võtab, aga kalad ei ole suured. Tööd tuleb teha, et kala saada. No Hendri, mis sa arvad? Kas on suur kala või? Külge pidi lihtsalt. Külge pidi on lihtsalt, perset pidi. Toho. Viskasid sama otsa. Mis seal ikka, päev on õhtusse jõudnud, kala me saime, midagi märkimisväärset ei ole. Kiirelt põgusalt võtame üle, millega püüdsime. Kõige paremini toimis siis Hollow Dees Westini toodangust, Sparkling Chartreuse on äkki nimetus. Toimis ka Firebirds, seda tooni peast ei oska öelda. Ja mis seal salata, toimisid ka legendaarsed keitekid. Raskuseks oli 20 ja 17 grammi dropshoti tinad, kui see kellelegi oluline on. Konksu suurus 2.0, Floro 0.4. Ritmadest olid Jonathanil oli V8 siis kasutusel. Mina püüdsin Shimano toodangust Poisimaa Reenaga. Ja noh, ütleme nii, et nälga ei jää, parajad söögikalad, siin nad meil on. Ja noh, ma ei tea, võib-olla Jonathan tahab kaadri tagant öelda, kuidas temal tänane päev läks. No mul piirdus ühe ahvenaga, aga mul on selles mõttes hea meel, et vähemalt me saame sinu saagi üle rõõmsad olla. Ei ole hullu, ma loomusin sulle mõned kalad ja kokakunst, nii kui ikka jääb sinu teha, on ta siis rohke soolaga, vähese soolaga, üldse soolata. Ootame, vaatame, järgmine. No ei ole ju kõik korras.